Šallala, Juki-Muki. Suvi on seiklemiseks. Alles oli tegelikult paar kuud tagasi, kui tulime Pürenee poolsale tagasi ja seda saadet ma alles panen kokku, et see ei ole veel valmis saanud ja telekasse pole jõudnud. Aga vahepeal tuli üks miniseiklus ette. Nimelt Saksamaal on Land Roveri klubi 50. juubeliaasta ja meie siit Eestist Land Roveri klubist läheme siis külla neile. Mul küll Land Roverit ei ole, mul on Ineos Grenadier, aga see selle mõttes sobib sinna ilusti, et see auto on saanud ju väga kõva inspiratsiooni just vanast Land Rover Defenderist ja kuna vana Land Rover Defenderit enam ei toodeta, siis tänu sellele see auto üldse sündiski. Nii et väidetavalt pidi sobima selle autoga sinna üritusele minna. Sai koha pealt järgi uuritud. Aga siis lähme siit, sõidame läbi kõikide riikide, mis enne Saksat meil ette jääb, vaatame jooksvalt, kus me telgime, kus me kämpime, kus me hotelli võtame, kui vaja on ja kus me sööme ja nii edasi ja vahepeal võib-olla vaatame, mis ka Poolas asjad maksavad ja nii edasi. Saksamaal seal on tegelikult veel mitu üritust, on üks äge kämperite mess ka, kuhu me siis pühapäeval, tänane esmaspäev, kus me pühapäeval lähme. Nii et vaatame, tundub, et tuleb väga väike miniseiklus. Ja kaasas on seekord siis Remi, siis minu kälimees ja tema tütar Marta. Ja vaatame kellegiga, saame äkki veel reisijooksu tuttavaks. Viimased minutid Eestis tulime tankima, paneme paagid täis. Veikol kälimehel mul on mingi diil, et sa vead hinda, et siis paneme paagi täis ja kihutame läbi Läti Leedu poole. Täna äkki jõuame Leetu välja. Kell on kuskil 2, et teoreetselt võiks ju minna, eks see oleneb, kui palju aega läheb, et söömas vahepeal käia. Aga muidu lahe. Siuke täitsa õhtu tunne tegelikult juba, et võiks juba kämpima minna, aga kannatame ära, tuleb veel mingisugune 6 tundi kindlasti sõita veel. Ja vaatame jooksvalt. Kiiret ei ole, meil on 3 päeva aega, 2 päeva asemel, nii et aeg on. Telefon tegi piiks, tere tulemast Leetu. Et Läti sai nagu sipsti läbi ja nüüd on plaan see, et Indrek ees autos helistas siis ühele teisele tuttavale, kelle me plaanime homme kinni püüda, aga kui ta hommikul oli Leedus, siis selgus just, et ta tegelikult on juba Põhja-Poolas. Et nüüd meie plaan on siis ka sõita täna läbi Leedu Põhja-Poolasse, kell on 6.20, et me võiks jõuda küll. Ja siis jääme seal kuskil metsas pikali korraks laagrisse hommikul siis stardime edasi ja saame kuskil keset Poolat äkki siis Toomasega kokku. Oli Toomas või? Toomas, tänu. Mul sassi praegu kumb tuli, aga okei. Selle mõttes saame teie kokku. Toomasega saame kokku. Aga mis ma tahtsin veel öelda, positiivne on see, et mida maad edasi sõidame, seda väiksemas kütusekulu läheb, et 12,3, et tundub, et see tankla, kus me kütust tankisime, oli väga väärt tankla, et seal oli väga hea küte. Sest et kui me käisime Hispaania reisil, siis seal mul auto küll nii vähe kütust ei võtnud, kuigi siis oli katusel voolujooneline katuseboks. Nüüd mul on suur plots telgi näol. Et täiesti ületav. Aga sõit on ka rahulik. Oleme nüüd otsapidi Leedu Lidli poes. Vaatame, mis siin asjad maksavad. Näiteks siukene megapakk kartulikrõpsu 1,64. Tead krõpsu? Me võtame, kui sa tahad. Olgu. Me tavaliselt ei söö palju krõpsu, aga vahest natuke võib. Kuule, võtaks porganid autos, see on närida. Ma võtsin paprikat, ka hea närida. Ma võtsin paprikat, palju paprika kilo on? 1,79. 1,79, aga palun.
olgu, võtame siis. Oleks peal mingi korvi võtma, nüüd on juba hilja. Too jah, väga hea, tubli. Nii, espresso macchiato, latte macchiato. Need on mingid kapslid, ma nendest ei tea midagi, need on nii palju erinevad, et Indrek, Eesti mees, hindamatu, tema hinda ei ole. Sul on mingi plaan, või? No ei, ma tulin just plaani, porgandit ju palju ei söö. No natuke sööd, siis läheb mõni ära. Okei. Aga mis plaan on, mis teeme? No... Kas me sööme autos midagi, siis meil on 3 tundi sõitu sinna järveni? Ma arvan, et see on mõistlik. Midagi peab autos sööma. Sööme midagi autos, et hakka kuskil spetsiaalselt sööma. Ja, ei seda küll, jah. Ja pärast järve ääres sööme ka jälle, sest söömine on ainuke töö, mis tõudab. Absoluutselt. Ei jõua muidugi mingi kell 11 sinna. Ei jõua, sest et kui me oleme Poola poole peal, siis on tund vähem. Jaa, siis me jõuame kell 10 sinna, väga hea. Tunni võidus ju. Kuulsid, Remi, jah? Kui me Poolasse lähme, siis see kell läheb tund aega vähemaks. Nii et kui me muidu jõuame kell 11 Poolasse, siis tegelikult jõuame kell 10 hoopis. Äge värk. Aga siis jah, saame grilli kuumaks ajada ja midagi teha. Nii, mis siin on? Noitsutükk. Siin mu lind, on. Aga ma ei saa aru, ma ei oska leedu keelt. Kogemata oleks Läti öelnud praegu. Mis see on? Pehmasi. 4,99. Värviline pehmasi. 7,99. Nii, Remi, vaata, kui sa tahad ka poest midagi, siis ütle. Grill, mingid vorsti asju meil on, neid pole täna vaja. Juustuvärki on. Jogurt. 89 senti. Maasika. Pienas. 2,5 pienas. 2 liitrit, 2,19. Pumm. Pelmeenid, palun. Kilo 7,44. Teissugused kilo 6,23. Pampers number 6, 14,39. Võt, aga nüüd me võtame endale midagi süüa autos, sest et üks kena kohak järvekesega Põhja-Poolas, kuhu meie abikaasad meile koordinaadid saatsid, kus me võiks täna ööbida, on siit umbes 3 tunni kaugusel ja kell on 7:45 umbes, aga küll täpselt, ongi 19:17, et lähme sõidame siis, et rohkem peatusi söögi pärast ei tee, ainult pissipeatused ja siis sööme autos. Et tänane tervislik õhtusöök on siis siuke. Asjad on ostetud, makstud 23 eurot, igasugust asju, aga kui ma tahtsin võrrelda või tähendab öelda seda, et kui võrrelda Hispaania Lidli käimise kogemust ja Leedu Lidlis käimise kogemust, siis vahe on selles, et Hispaanias, kui sa kassa peale oma asjad sinna ära laod ja tädi saab aru või onu, et sa ei ole kohalik ja sul ei ole seda kaarti, mis iganes vaja on niikuinii, siis nad kasutavad enda kliendikaarti, et turist saaks soodsamalt või eks nad ise saavad mingit punkte ka võib-olla. Siis siin selline asi ei toiminud. Siin tuli ikka täis hinda maksta enda asjade eest. Papa, sa unustasid ma saatsin talle pildi nendest sõrikutest, sa olid unustanud, et ma ütles sulle kodus, et püüdke magusad mitte osta. Miks? Mina ei tea, ta oli sulle öelnud. Ta ütles küll, elul olevad sellised ebatähtsad asjad ühest kõrvast sisse, teisest välja. Nii, et natukene iseendast ka siis, et kui muidu ma teen riigitööd, siis minu suur hobi ja ka väike sissetulek ja ülalpidamine või ütelda, mis mind elatab, on põllumajandus ja sellest ka sellised hulganisti kaadreid põldudest ja üldse siinsest loodusest. Et nimelt asi selles, et kui Lätis ütleks, et oli meiega samas
vööndis kasvu poolest praktiliselt. Et Hernes oli küll natukene kõrgemaks sirgunud juba kasvufaasi natukene eespool, aga veel ei õitsenud, siis siin, mida rohkem lõuna poole sõidame, Leedus on näha juba, et Hernes on kohati isegi õitsemise lõpetanud. Taliviljapõllud on ilusad, suviviljadega on niimoodi, et varasel oral paistis isegi pea väljas olevat. Aga mis puudutab siinset veerežiimi ja selle aasta sademeid, siis tundub, et hetkel on sama seis, mis meil Eestis, et mõnes piirkonnas on ohtralt sademeid, mõnes piirkonnas vähem, mõnes kohas põllud lausa ujuvad, on lombid, teises kohas on täiesti kuiv. Aga jah, et huvi ta mulle pakub ja sellepärast ma neid ka vaatan, siin imetlen. Kisub veits viimane, õues hakkas sadama. Sinna kämpimiskohta on küll veel 83 kilomeetrit minna, aga viimased 30 on siuke märg ilmal. Tundub, et tuleb vist hakata mingile hotelli peale mõtlema, sest esimesel päeval ei ole väga tuju kohe ennast ja oma varustus märjaks teha. Et küll seda ka jõuab, aga no vaatame, minna veel veidikene on. Päris hea on puristada siin kiirtee peal. Kütuse kulub muidugi on tõusnud ka, et kui vahepeal oli siin 12.3 ja 12.4, siis nüüd on keskmine tõusnud jälle 13 tulli peale, aga 130-ga lasta ka telliskivi suurene katusel, et pole ime. Aga muidu on väga lahe. Ma tegelikult olen veits üllatunud, et me hakkasime täna lõunapaika Eestis sõitma ja jõuame nüüd õhtul Põhja-Poolasse, et viimane kord, kui ma siukse teekonna ette võtsin, siis ma mäletan, ma hakkasin väga vara Eestist sõitma, et Poolasse välja jõuda. Ma ei suuda meenutada, mis trikk siis oli või mis me tegime, miks see nii oli, et praegu nagu rahulikult sõidan ja ikka jõuame kohale. Jõudsime Poola, aga Poolas oli piirikontroll. Siuke pisteline, et kiirtee oli kinni pandud, suunatud kõrvale ja siis kõik autod vaadati taskulambiga üle, siis poldid tõmmati kõrvale ja teised siis meid kaasa arvatud lasti edasi. Aga pimedaks läheb väljas ja 45 kilomeetrit on veel sõita sinna laagri kohta järve kaldale. Vihm on enam-vähem järgi jäänud, aga pilmeini on taevas ikka, nii et no vaatame. Sõidame pool tundi minna, sõidame edasi ja vaatame, mis siis toimuma hakkab. Ise ka veel ei tea. Aga kõik variandid on oodatud. Just rääkisime ära ka, et täna ei lähe laagrisse, täna läheme mingisse hotelli siin Suwałki külje all. Teist nüüd autojuht otsib, mida autojuht on, teise autos otsitakse meile siis mingi koht, kus me saaks minna. Et siuke plaan on. Esimene motello läks veits vett vedama, et kena tore koht, 4 tuba 50 €, aga täis kõik. Nii et nüüd guugeldame edasi telefonist ja küll me midagi ägedat leiame. Oot. Lapsti, siin tagaistmel on väike igastuse ring. Enam ei olegi, on ikka. Lapsed helistavad emmedele ja oma õdedele. Et saime nüüd 2 4 tuba, 76 €, 320 kohalikku, 76 € tuba koos hommikusöökidega ja nüüd on vaja iseenda ja laste dokumendid viia ja siis kirjutatakse meile toad välja. Siuke värk, et ma arvan, et see on päris hea värk. Ja positiivne on ka veel see, et tegelikult kui me päeval Lätis sõitsime, siis oli väga ilus ilm. Aga üks teine ekipaaž jõudis Lätisse ja kirjutas mulle sõnumis, et seal tibutab ka vihma. Nii et mingi suure vihmalaine tuli peale. Siin on siuksed toredad liftid. Nii, tuleme. Hopsti, läheme lifti. Ja nüüd saab välja. Vajuta, number 6. Vaadake seda, liftil pole ust ees.
panen varba üle ääre, siis varbas jääb esimesele korrusele, ise lähed 6. korrusele. päris ohtlik värk väikeste lastega siukses liftis olla. aga noh, ma ei tea, nii käib. toas on pime. Oh, tuli läks põlema. Siuka tuba. Et toaga läks tegelikult päris hästi, on nagu korter, 2 okei. 2 tuba. Kas siin ka voodiriided on? Minul on 2 voodit. On 1 voodi ja siis on diivan. Siuke. Pekki, ma läksin valesse tuppa alguses. Pean siia tuppa tulema. Aga meil on toa ka vaata. Ei ole vaja, saad saab püsida. Kõik on kapisse. Ja kui muidu ei ole, siis saab tuua oma riided autost. Ei ole midagi. Ühesõnaga jah, 4. tuba, aga on 3 valmis voodit. Ja 1 on mitte valmis voodi. Niimoodi, saab midagi mõelda. Aga muidu on täitsa moe pinn. Vaade on parklasse. Akna saab lahti teha tänavamüraga. Ja on kuulda, kuidas ja näha siis, kuidas keegi meie autodega ära sõidavad. Siin on täitsa asjad olemas. Nii, tõstame nüüd selle voodise peale tagasi. Jaa, siin saab pinna. Sobib, nüüd saab voodi ära teha, nii et kõik on hästi, isegi rätik on olemas. Pesta kuskil, siin oli mingi tussusinurk ka vist. Vaat nii et teeme voodid ära ja enam tuttu. Kui õnne näe, siis homme jälle.